Hei. Vabandan kohe ära, kui ma köhin vahepeal vaevastan, et nina on ka veel veits kinni haigusest. Aga kuna väga paljud ei julge kasutada või ei tea, kuidas kasutada MyFitnessPali äppi, siis ma mõtlesin, et ma näitan. Kõigepealt siis on vaja äppi ja kasutaja teha, et kasutajas küsib selliseid suht tavalisi asju, et kaal ja pikkus ja eesmärk ja et seda saab igaüks ise teha. Aga ja siis automaatselt ta ise arvutab mingid kalorid ka, aga neid saab muuta. Et lähengi sinna diary ja vajutangi näiteks siia selle numbri peale, mis siin on 1600. Ja siin näitabki koal ja vajutan jälle numbri peale. Ja vajutan siia peale ja saangi muuta siis ise vastavalt sellele, kas mingi kalkulaatori järgi olen arvutanud või treener on öelnud, et mis sul on. Et saad ühesõnaga muuta ja tegelikult saab ka neid makrotoitaineid muuta, küll mitte grammide järgi, aga protsentuaalselt ja siis on siin juba tegelikult ka näha neid, kuidas ta gramme muudab, aga kes neist rohkem teab ja kellel on soov, saab muuta, aga muidu neid väga muutma ei pea või kiskuma. Ja mainin kohe ära ka, et see tasuta variandist täiesti piisab, et ei ole vaja mingi preemiumi osta, et selle tasuta variandiga saab kõik põhiasjad tehtud. Nii, aga olemegi siis sellel põhilisel lehel, kus siis ongi siin hommikusöögid, lõuna, õhtusöök, snäkid, trennid ja vesi, et isegi kes tahab jälgida, saab siia ka vett lisada. Trennide kohta on nii palju, nagu ma tean, ei soovitata lisada, et kuna ta kohe lisab või muudab neid kaloraaži, aga et see vist ei pidanud kõige täpsem olema, et siia vist ei saa väga täpselt neid harjutusi lisada. Ma ei ole seda ise kunagi kasutanud ja ühesõnaga ma olen kuulnud ka, et seda ei soovitata kasutada. Kui sa teed trenni, siis sa tead, et sa pead võib-olla natuke rohkem sööma ja lähebki üle, et las ta läheb, et ei ole vaja nagu muuta selle pärast. Nii, aga näiteks ütleme, et meil ongi lõunasöök vaja lisada, panedki see add food. Minul siin juba on history olemas, aga mina kasutan põhiliselt seda My Recept ja siin ongi mul juba retseptid, mis ma olen siia lisanud, et need jäävad siia mällu, salvestavad ära, et hiljem on lihtne leida. Aga kui ei ole retsepti, siis ongi see great retsept, panedki siia mis iganes pann, kook, praesai, mingi nime, panen praegu siia ühesõnaga toidu nime ja siis, et mitmele inimesele või mis kogus on siis, tavaliselt ma teen nagu ainult endale üks kogus, panen ühe, kui ma teen näiteks prepin, teengi 3 korraks, siis ongi kogus ju 3. Nii ja lähed noole pealt edasi ja siis siit hakkad järjest lisama. Näiteks võtame mandlipiim. Mida rohkem siia lisad ka brändi nimed asjad, seda kiiremini ja täpsemalt ta leiab need üles. Ja ma veel kasutan suhkruvaba ja näed, siin ongi kohe olemas. Ja need ongi olemas siin, et näitab kohe 100 grammi, kui palju on, siis ma alati muudan selle 9 grammiks. Miks? Sest siis ma pean hakkama teisendama ja arvutama, vaid ma saangi panna täpselt need kogused, mis mul retseptis kirjas on, et näiteks 50 grammi või ongi 100 grammi, et isegi kui on 100 grammi, ma ikkagi muudan ära ja panen siia 100. Et ma ei tea, mulle meeldib, nii on lihtne ja ei pea kuidagi muretsema ja mõtlema. Grammi ja muidu vedelik, vaatame, siin oli veel
vedelikud on milliliitrites. Aga minu arust ei ole vahet. Näed, siin on milliliitrika. Samamoodi jälle muudan selle 1 milliliitriks. Panin 80 vist, jah. Ja näed, 80 grammi on ülemine, alumine on 80 milliliitrit ja täpselt sama. Ja sul on alati võimalik vajutad peale, siis sa saad seda kogust muuta siin või siis seda, kui sa oled unustanud näiteks panna või muuta seda milliliitrit ja saad ka kustutada, kui tõmbad niimoodi. Samuti tihtilugu öeldakse või Liisa on ka öelnud, et pange MyFitnessPalli sisse, et sealt saate siis ise vaadata, katsetada, kui on vaja midagi asendada, et neid koguseid näiteks mul on pommi, tomati, mis ta siis on, tomatipasta või? Ja võtame siit, paneme jälle 1 grammiks ja paneme näiteks, mul on vaja seda 50 grammi. Aga mul ei ole nüüd seda, et siis ma võtan, millega ma seda asendada tahan, näiteks ketšup. Ja siin on ka, ma tean, et mina kasutan seda ilma suhkruta, jällegi muudan ära 1 grammiks ja mul paneme näiteks siia 50, siis saame vaadata. Et siin on 12 kalorit, siin on 25 kalorit, ilmselgelt tuleks seda vähem panna. Ja nüüd ma hakkangi siin kogustega mängima, mis mul siin oli 32, no juba peaaegu. Vaatame 27. Muidugi nii täpselt nüüd ei pea siin ka panema, aga umbes, et selline 25 grammi, pool kogusest. Et siis on sama palju kaloreid, et põhimõtteliselt niimoodi sa saad ka siis vaadata asendusi, et kui mitu grammi, kui palju kaloreid, sama palju kaloreid annab. Ja muidugi ka näiteks kuivained jällegi, mida paremini sa saad panna, kirjutada kõik need brändid, asjad, seda kiiremini sa leiad ülesse. Siin on uskumatult palju asju kõik olemas, Eesti omadest ka. Ja minu arust on, need on kõik kuivainena, minu arust on isegi võimalik otsida niimoodi. Vaatame. Näed, et isegi on olemas see niimoodi, et kas on kuivainena või on keedetud, et saab otsida, kuigi ma soovitan ikkagi panna toorainena, kuivainena, et on kõige täpsem. Aga lihtsalt kui on vaja näiteks, et siis on see võimalus täitsa olemas ja jällegi igal pool 1 mill, 1 gramm ja saad täpselt panna kogused. Ja niimoodi sa lisabki kõik toiduained ära. Puuviljadega on ka, ma tean. On võimalik otsida ja külmutatud paarikat. Figurata on olemas, mis on väga populaarne, väga head. Rainbow. Ja keegi küll ütles, et inglise keeles, kes valdab inglise keelt, on kõige õigem või kõige täpsem, aga ma ei tea, ma vaidleks vastu, et ega väga vahet ei ole vist. See vahe on nii väike. Ühesõnaga, ja kui sa tõesti ei leia nüüd täpselt selle brändi oma, mis otsid, siis otsi lihtsalt sellele kõige ligilähedasem või sarnasem, et need mõned kalorid, mis siin ongi näiteks 44, 47, et need on seda on nii vähe, et sa saad ikkagi suurema pildi saad paika. Aga ühesõnaga lähed jälle
kõik lisatud, lähed edasi, vaatad, näedki kohe ära, siin kaloris näitab, kui palju kaloreid see üks siis toidukord annad, salvestad. Ja siis lisadki siia plussi peale ja lõunasöök on lisatud. Ja kõik toidukorrad, mis sa lisad, siis lähebki miinusesse ja näitab veel, kui palju kaloreid sa siis sisse saad süüa. Et siin neid ka, mis kommentaarid on, et neid ei pea nii täpselt jälgima või kuulama, et ikkagi kuulama treenerit. See on kõige kindlam, lihtsalt sellised toiduasjad saad siit vaadata. Muidugi on võimalik ka minu arust siin oli võimalik ka vaadata mingit ülevalt need makrode toitaineid, et mis on siis päeva jooksul oled võtnud või siis ka äkki oli ka nädala, selle saad vaadata. Ma ei ole seda nüüd ammu kasutanud, aga ühesõnaga siin tasuta variandis on tegelikult kõik sellised, see on põhiasi, mida mina kasutan, et ja saab tõesti kõik tehtud. Ma loodan, et teil oli sellest abi ja julgete rohkem proovida ja katsetada ja vaadata. Nii, et ei oskagi rohkem siit näidata, et see on selline põhiasi, mis mina kasutan. Ja jälgida oma toitumist ja makrotoitaineid. Nii, et